Kujutage ette, et teil on võimalus luua täitsa oma maailm või maailm sellisena, nagu teie seda näete. Teatris on see võimalik ja Renate Keerd just sellega üle 2 aastakümne tegelenud ongi oma tükkide loomisega. Keerdi lavastustel ei olegi selget määratlust. On see tantsuteater, elamusteater, etenduskunst. Täistunnil oli võimalus meie lavadel üsna oma teed astuva lavastaja ilma sisse astuda. Ei, tavapärane teater see ei ole. Kohe esimestest sekunditest on selge. Tegelikult selge juba enne etenduse algus, sest ka mängupaik on nii ootamatu. Narva-Jõesuu suletud sanatooriumi tühi siseujula. Ja nii, kui ma sellest uksest sisse astusin, siis tagasi teed enam ei olnud. Mul reaalselt oligi katedraali sisenemise tunne. Midagi nii kolossaalset ja võimast. Ja siis, kui juba pealkirja panemiseks läks, siis kuidagi tunduski, et kahelkividest kaheldraal. Millest etendus räägib? Kohati raske öelda. Igal juhul on see 7 naise lugu naiseks olemisest. Feministlik teater. Ei ole. Ei, ma ei tahaks niimoodi öelda. Aga siin on jah, ikkagi võib-olla minu enda jaoks just läbi ajaloolse prisma see naise selline võitluslugu ka, et ka hääleõiguse saamine ja stereotüüpsete võib-olla koodide murdmine. Paned oma 7 naist väga kõvasti proovile, tundub. Jaa. No ma mõtlesin, kuidas ma kasutaksin oma hääleaparaati selles etenduses, kui mina peaksin olema selles tükis ja ma arvan, et juba 5 minuti pärast mul häält enam ei oleks. Aga sellepärast nad ongi näitlejad ja etendajad, et neil on see olemas, aga nad on imetublid selles mõttes, et see kõik on võimalikuks saanud. Juba üle 20 aasta on iga Keerdi uus lavastus vaatajatele ootamatu elamus ja igale trupile paras proovikivi. Kriitikud, Postimees nädala peatoimetaja Heili Sibrits nende seas jagavad seisukohta, et Renate Keerdiga koostöö võib olla paras väljakutse. Sellepärast, et ta nõuab neil selliseid akrobaatilisi trikke, aga nende trikkide taga on alati idee ja mõte ja see mõte peab läbi keha liikuma ja seda etendada eriti sõnateatri näitlejal on väga suur väljakutse. Pead sa ennast raskeks lavastajaks? Ma ei usu, protsessid on väga erinevad. Mina olen väga ruumitundlik, väga energiatundlik, inimenergiatundlik, et mida, ühesõnaga mõnikord kõik klapib kokku väga orgaaniliselt, mõnikord lihtsalt. Neid juhtumeid on väga harva, mul on üldiselt väga truppidega vedanud. Jah, see nõuab nagu näitlejatelt ka väga suurt usaldust. Siis on kõik võimalik. Keerd on Eesti teatris tegev juba üle 20 aasta ja mitte kui lihtsalt üks tegija. Teda peetakse ka üheks eestlaseks olemise peamiseks mõtestajaks meie kultuurimaastikul. Kui ma kellegiga teda võrdlen, siis Andrus Kivirähkiga.
Sellepärast, et Andrus Kivirähk ja Renate Keerd on mõlemad suurepärased argipoeesia jutustajad ja nendel on niisugune omane absurdihuumor ja samas ka eestlaslik. Mina kriitikuna alati ei ole suutnud sõnastada seda mõtet, mida Keerd tahab meile öelda, aga ma tajun ja tunnetan seda, et see on nagu niisugune keha räägib kehaga. Kuid tõsi, Keerdi lavastused ei ole alati lihtsad. On ka neid vaatajaid, kes etenduse ajal saalist ära jalutavad. See õigus on ju publikul olemas, kui laval toimuvast lihtsalt aru ei saa. Loomulikult las lähevad, samas kust see kärsitus tuleb, kui nad lähevad, siis nad ei ole veel saanud koodist aru, et no see maagia on sinna sisse kirjutatud, et tegelikult lõpus hakkavadki kõik need osised kokku jooksma. Samas, need, kes Keerdi kodeeritud sõnumitest aru saavad, on sageli lummatud. Keerd talle ainuomase oma näolisusega haaras ka president Alar Karist. 2 aastat tagasi palus ta Keerdil lavastada vabariigi aastapäeva kontserdikava. Renate Keerd lihtsalt on niivõrd omanäolise käekirjaga ja olles ka käinud tema lavastusi vaatamas koos riigipeaga pärast seda arutades, et see me lihtsalt ei kujutanud ette, mida ta teeb ja kuidas ta selle olukorra lahendab. Presidendi kultuurinõuniku Rasmus Puuri sõnul suudab Keerd end ka siis, kui toimuvast päris aru ei saa, oma tükid vaataja jaoks meeldejäävaks muuta. Mingisugused sellised kujundid, mis jäävad vaatajate mällu päris pikaks ajaks, nagu see Tuulis Pask, kes keerles seal või koor, kes luges Juhan Liivi luulet. Ja veresidele võtas ennast südamema ja köidaks sellega ühte sind õnnetu Eestimaa. No veresidele võtaks sind köidaks sellega ühte, oh õnnetu Eestimaa. Ma arvan, et Renate Keerd ise võib-olla ei tahakski, et seda kirjeldatakse ja ka vaatajana tegelikult ongi seda väga raske kirjeldada, sest kui me vaatame ka tema lavastust näiteks kõrvuti koos, siis me tuleme sealt välja tegelikult erinevate muljetega või erinevate arusaamadega, mida see lavastus meile ütles. Tundub Eesti teatrimaastikku vaadates, et ta ajab nagu täitsa oma asja. Absoluutselt, tema mõtlemine, see tema olemine, see kindlasti ei sobi kõigile vaatajatele, kõigile ka lavalolijatele, aga minule see väga meeldib ja mulle tundub, et meid on rohkem kui meie kaks. Ta ajab, tundub Eesti teatrimaastikul täitsa oma asja. Ja ta on väga eraldiseisev etenduskunstnik või lavastaja, nüüd ma isegi ei tea, kumba ma siin kasutan. Kui ta tuli Eesti teatrimaastikule juba siis, ta ei kopeerinud kedagi, ta ongi loonud väga tugevalt oma koolkonna, oma käekirja. See on selline huumoriga, keha tajumine ja maailma tajumine. Sellist teatrit ei tee Eestis kõigil? Ei tea. Tead, mul kirjutas üks naisterahvas. Teate, et see lavastus mõjub nagu teraapia, et sa elad mingid oma traumad läbi ja siis sa sünnid uuesti. No ma olen kuulnud ka selliseid arvamusi, et need lavastused ongi sinu enda jaoks teraapia. No kindlasti. No seda ei saa ka välistada. Renate Keerdi teatritee algas Pärnust. Ta isa on Endla näitleja Enn Keerd. Ta ise pandi juba väga vara kooliüritustel luuletusi lugema, siis tuli kooliteater ja edasi tants oma lõpmatute võimalustega ning siis mitte lavakunstikateeder, mida ta pidas liiga akadeemiliseks stanislavskilikuks, vaid Viljandi Kultuuriakadeemia. No Viljandis oligi see koreograafia õppe, lihtsalt ma sain teada, et koreograaf lavastaja on see, kes saab ta ei pea tuginema juba olemasolevale dramaturgiale, vaid ta saab seda ise luua, põhimõtteliselt tee, mis tahad. Elu mõte on kaua elamine. Mida vanemaks elad, seda rohkem küsimusi tekib. No mis on siis kaua elamise mõte? Sama, mis üürikesel elamisel. No mõtle nüüd sina,
elu mõte on selles, et oleks palju hakke. Aga kui neid liiga palju on, siis nad takistavad elamist. kes su eeskujud on teatris või oledki originaal? ma arvan, et iga inimene on originaal. Minu eeskuju ja inspiratsioon on elu ise. Kust need tükid siis sündivad? Elust endast? Kuidas? Tead, see on selline protsess, mida on tohutult raske sulle ära sõnastada. Ei ole seda näitemängu, millele tugineda. Sa ise lood selle. Loomist on raske seletada. Renate Keerd liikudes teatrist teatrisse mõneti nagu ka üksik uitaja Eesti teatrimaastikul jätkab oma publiku otsimist ja leidmist. Väga palju alguses ikkagi ma mängisin seal Kanuti Gildi saalis. Kanuti on ikkagi eksperimentaalne. Jaa, just. Ja nüüd oled sa suurtel lavadel. Ma olen vabakutseline, see annab mulle tohutu eelise. Ikkagi on see julgus, mis on imetlusväärt. Kas sa haiget ka vahel saad? Muidugi. Tundub, et sul on nahk nii paks, et sa lihtsalt lähed oma teed mööda ja teed. Sa ei tunne üldse mind. Ei, see on huvitav, kui ma jätan sellise tugeva mulje. Elu on ju elu. Me ju kõik teame, mis ta lõppkokkuvõttes on, mida lihtsalt sellest arusaamiseks läheb väga-väga palju aega meil. Mul on vahel tunne, et ma juba hammustan natukene rohkem läbi, siis ma jälle jõuan Sokratese manu, et ma tean, et ma midagi ei tea. Mida vanemaks saad, seda vähem sa tead. Kuidagi praegu ma olen seal, et ikkagi elu mõte ongi selles elamises endas ja et ei oleks mingeid suuri tohutuid ootusi inimese suhtes, suure tähega inimese suhtes, et ikkagi et inimene olemuselt on muutumatu. Ahastame sõdade üle kõike, see ongi nii tohutult traagiline ja kohutav ja siis tulebki endile otsa vaadata, et jah, sellised me olemegi. Renate Keerd ja tema teater intrigeeriv ja väga omanäoline. Keerdi järgmise tüki esietendus on juba sel laupäeval Tartu uues teatris, mida ta mõneti peab ka oma koduteatriks.